Liidule võimaluse eest rääkida siis renoveerimisega seotud teemal. Täna on teema võib-olla natukene murelikum, aga leidsin, et sellest peaks siiski ka rääkima. Et me oleme seni elanud siin pikalt sellises rõõmsas teadmises, et Eesti on lisaks siis Saksamaal ainsa riigina Euroopas selline maa, kus teha sellist renoveerimist hästi osatakse ja juba ka päris suurel skaalal praktiseeritakse. Ja et siin on korralik selline hoog juba üles minemas, aga ütleme sealt eelmisest aastast, selle aasta esimestest kuudest eriti, ma olen hakanud sellest päris tugevasti kahtlema, kuna seda hoogu ei saa päris hästi ülesse. Ja kohe siis vaataks natuke lähemalt, miks see nõnda on. Me oleme tegelikult täna, see ei puuduta loomulikult teha sellist renoveerimist, vaid renoveerimise hankeid kui selliseid, sellega ollakse täna ummikus. Ja meil on olemas siis juba mitu aastat riiulis 100 miljonid Euroopa Liidu raha renoveerimiseks, aga me ei ole osanud seda mõistliku aja jooksul turule tuua. Ja kuna see raha kasutamine on seotud kindla perioodiga, siis mida aeglasemalt me seda turule toome, seda kiiremini suureneb tõenäosus, et osa sellest jääb kasutamata. Ma ütlen, et see nii kindlasti läheb, aga see risk järjest kogu aeg suureneb. Ja minu mälu nende hangete koha pealt ulatub siis ainult mõne aasta tagusesse aega, kui alustati esimese teha sellise renoveerimise pilootprojektiga Eestis. See oli selles mõttes edulugu, et see oli siis toonase Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, KredExi, TalTechi ja Eesti Puitmaaliidu ühiselt ettevalmistatud projekt, kus Puitmaaliit muuhulgas oli väga hästi sinna kaasatud selle pilootprojekti ettevalmistusse. Peab küll ütlema seda kahjuks, et kokkuvõttes see, kuidas see hange siis, kui ta lõpuks välja tuli ja see tulemus väga suuresti eesmärgile ei vastanud. Eesmärk oli teatavasti alguses see, et kõik või võimalikult suur hulk Eesti majatehaseid saaks võimalikult laia kogemuse eri tüüpi kortermajadega ja ideaalis veel nõnda, et üks majatehas saaks ühte majatüüpi proovida nagu mitme maja puhul. Ja et esimene õppimiseks ja järgmised juba paremini osates. Hanke tulemus kiirelt tagasi vaatan oli siis selline, kus üks ehitusettevõtja alapakkumisega võitis kõigi 19 maja hanke, olles maksejõuetu juba selle sama hanke võitmise hetkeks. Tekkis suuremat sorti segadus, mis kuidagi moodi küll klaariti ära. Minu enda ettevõtte vaates küll õnnelikult, aga enamuse teiste vaates mitte nii väga. Ja nüüd järgmine toetuse taotlusvoor, mis oli, kui ma õigesti mäletan, siis 23. aasta aprillis äkki, oli selline, kus 80 miljonit märgiti täis loetud tundidega ja järgnes umbes pool aastat kestnud toetuse taotluste läbivaatamine KredExis. Ehk siis seda menetleti neid taotlusi üli kaua, seal ilmselt ei jätkunud ressurssi, nad olid ebakvaliteetsed, mis kõik iganes põhjustel. Ja järgmist siis toetuse taotlusvooru algselt lubati 23. aasta lõpus või 4. alguses, seejärel lubati seda 24. aasta kevadeks, siis lubati seda 24. aasta suve lõpuks ja lõpuks avanes ta siis 24. aasta oktoobris, kui ma õigesti mäletan. Ehk siis turg oli samal ajal väga halvas seisus ja väga oodatud oli selline toetusraha kiire turule toomine vastutsüklilise meetmena. See täielikult ebaõnnestus. Küll aga, mida peab EISA on parem öelda, EISA kiituseks ütlema oli see, et päris hästi oli õpitud eelmisest korrast seda, et taotlusi menetleti seekord toetuse taotlusi ühistute omasid
menetleti seekord väga kiiresti. Et sealt tulid väga kiiresti positiivsed otsused, see osa oli väga palju parem. Samas peab ütlema tervikuna, et selle keti ühe lüli parandamisest on kokkuvõttes vähe tolku, kui järgmised on veel rohkem katki või ei toimi, ehk siis tulemust sellest ikkagi ei sündinud. Tulemus on siin tegelikult nagu lühidalt näha. Et alates oktoobris sai raha taotleda, eelmise aasta lõpus tuli esimene hange või esimesed hanked välja ja tegelikult ei ole täna sama hästi kui üldse lepinguteni jõutud. Meil on 10 hankeid, mis on järelkontrollis, mis on tähtpäev saabunud, me ei tea võitjaid, me ei tea isegi tulemusi ja see on totaalselt takerdunud. Ja see ei ole tegelikult nagu kindlasti olukord, mida turg soovinuks või oodanuks. Me tegime sügisel korduvalt selliseid arvutusi või ennustusi, et millal jõuab sügisel avanenud meetme raha siis turule ehk majatehastesse. Optimistid ütlesid, et märtsis, pessimistlikumad arvasid, et mais vast võiks ikka jõuda. Täna me teame, et see on teisel poolaastal. Kuud ei julge enam keegi ütelda, millal see juhtub. Võib-olla teisel poolaastal me näeme, et peab järgmisest aastast rääkima, aga ma kindlasti ei taha nagu pessimist olla. Siin all on veel näide sellest, kuidas üks ehitusettevõtja on osalenud siis tänaseks 86 hankel. Võib hästi ette kujutada, millised ületunnid või töö seal taga on. Ta kindlasti ei teeks seda või tal ei oleks põhjust seda teha, kui ta oleks näiteks, 10 hanget tänaseks võitnud, siis ta teab, et ta on ennast enam-vähem mõistlikult täis müünud ja saab tööle asuda. Täna ta jätkab seda tegevust, kuna hangete tulemus ju ei ole teada. Mis selle on põhjustanud, selle ummikusse jooksmise, on ennekõike siis see, et hangete kvaliteet on keskelt läbi halb ja väga halb. Võib-olla mõni üksik on ka rahuldav, raske öelda, igatahes otsuseid ju sündinud ei ole. Mis tähendab siis seda, et saadud pakkumised ei ole omavahel võrreldavad ja otsust ei ole võimalik teha. Nad saadetakse siis EIS kontrollib neid päris suurel hulgal, aga kapatsiteedi puuduse tõttu võtab see tohutult kaua aega. Me näeme ka seda, et tehnilised konsultandid, kes neid hankeid üldjuhul ju ette valmistavad või üles panevad, et nende oskuste tase on küllaltki erinev. On häid oskajaid, väga kogenud spetsialiste, kel samuti on seal tekkinud vigu sisse, me teame. Aga me teame ka juhuseid, lihtsalt ühte sellist konkreetset näidet, mis siin on välja toodud, kus on ostetud näiteks Tallinna linnas ventileeritavat fassaadi koha peal ehitatavana. See ei ole tark soovitus tegelikult. See tähendab ühistule 100 000 täiendavat kulu, kuna toetusmäär teha sellisel renoveerimisel teatavasti Tallinnas on kõrgem. Ja sellega tehakse ühistule tegelikult nagu see asi põhjendamatult väga-väga palju kallimaks. Nüüd üks võib-olla enne kui vaadata seda, et kuidas võiks edasi minna selle asjaga, mis võiksid siin lahendused olla, ma toon veel ühe näite. Palju räägitud ja palju kiidetud naabruskonna põhisest renoveerimisest, mille üks enim tähelepanu saanud näide on kindlasti see Tallinnas Akadeemiade alguses Pehme Akadeemia nimeline projekt. Ma julgeks ennustada, et sellest suuremat asja või edulugu ei saa, kuna arhitektide kaasamine sellesse on iseenesest kiiduväärt ja tänuväärt, aga kui see on kontekstist sedavõrd väljas, et enam makstav ei ole see lahendus, siis on väga suur tõenäosus, et see hange nurjub, kuna ta lihtsalt on nii kalliks joonistatud. Ja kui liftidega maja eelarveline maksumus on 100 000 kallim kui ilma liftideta majal,
siis ma ei tea, kes sellise eelarve sinna esitas või saatis. Vahe peaks olema umbes 1 miljon. Võib-olla 900 000, aga mitte 100 000. See ei saa õnnestuda, see projekt, mis on niimoodi ette valmistatud. Tegelikult me näeme sama asja ka Tartus, et seal on juba hange tühistatud samamoodi nii-öelda europrojekt, mis on kaasatud arhitekte, mis jällegi on iseenesest õige tegevus, aga see peab alati hoomama seda konteksti, et kui me tahame paremat arhitektuuri, siis me peame enne seda hindama, kas on ka sellest tasujaid. Ja seda ei ole kahjuks tehtud. Nii et see Tartu asi nüüd tehti ringi, aga tehti nii vähe ringi, see lähteülesanne või hange, et ebaõnnestub uuesti, väga tõenäoliselt. Ehk siis projektid, kus on arhitekte kaasatud, on natuke õnnetul kombel, kipuvad nagu minema vett vedama või nurjuma, mis ei ole arhitektide kriitika, vaid kriitika selles suhtes, et millise ülesandega me teele läheme. Et meil peaks olema arusaam sellest, mis tegelikult on makstav. Et kui tegemist on munitsipaalhoonega näiteks, linn on öelnud, et me tahame midagi ägedat, maksame selle kinni, siis on iseasi, aga kui see on tavaline ühistu, kus elanikud peavad sellest tasuma, siis see ei toimi. Ühesõnaga, kokkuvõtteks on vaja neid hankeid tõenäoliselt radikaalselt reformida. Me ei saa niimoodi seda jätkata, see ei toimi niimoodi, nagu ta täna on. Me ei jõuagi nende otsusteni mõistliku aja jooksul. Üks variant, mida võiks kaaluda, on siis see, et EIS võtab need otsast lõpuni ise läbi viia. Siis ta võtab ka vastutuse. Et täna on tegelikult olukord, kus ühistu nimel tehniline konsultant valmistab hanke ette, seal ilmnevad näiteks mingid puudused, tekib arvestatav raha tagasinõude risk ja see risk lasub tegelikult ühistul ehk keti kõige nõrgemal lülil, kes ei ole seda viga ka ise põhjustanud. Ei ole tõenäoliselt reaalne, et see pööratakse ka täitmisele reaalselt see nõue ühistu vastu. Ju siis ikkagi kuskilt sealt maksumaksja peab appi tulema. Meil vist on ka natuke mõni selline juhus juba olemas. Aga sellegi poolest see ei ole nagu ühistu vaates aus lahendus. Ja mõistagi siis, kui EIS peaks hakkama neid hankeid edaspidi täielikult ise läbi viimast, ta võtab ka vastutuse. Ja mõistagi tähendaks see ka nende täiendavat mehitamist. Et täna on ka selle pelgalt hangete kontrollimine ilmselt ka ressursipuudusel suuresti väga aega nõudev. Või võtab mitte nädalaid aega, aga kohati kuid. Ja ütleme, meil on siiski jäänud mulje, et projekteerimise ehitushanked sellisel kujul ikkagi ei toimi. Et ei saa teha hanget, kus pakkuja peab nagu Google Street View'ga aimama, mis maja ta tegema nagu läheb või sealt vaatama, et äkki pakuks midagi sellist või teist või kolmandat. Et lähteülesanne ei saa olla selline, et tehke midagi sooemat või teistmoodi natuke või midagi. Ma arvan, ka ühistu vaates oleks parem, kui ta ikkagi selgemalt teab, mida ta ostab. Et täna küll ei teata. Ja see võiks olla kas siis mingisugune visualiseering, mingi eskiis, lihtsustatud eelprojekt, midagi taolist. Ma arvan, see aitaks päris palju kaasa. Ja või siis alternatiiv on üritada seda lähteülesannet sõnastada nii pommikindlalt, et seal ei saa nagu kahtepidi arusaamist olla, aga see ei ole ka liiga lihtne ülesanne. Iseenesest on võimalik, aga see peab olema jällegi nagu juba tõenäoliselt selle sama EISA poolt piisavalt selgetes raamides ette antud. Tänud teile!